Inimese eraelu on tema isiklik asi. Kes ikka tunneks end mugavalt, kui mõni võõras või vähe tuttav inimene muud kui uuriks, kuidas sul kodus lood on. Tööle kandideerides on natukene sarnane olukord. Tööle võtmisel on tähtsad inimese oskused ja teadmised, mitte see, kas ta on abielus ja kui palju tal lapsi on. Enamasti saavad tööandjad sellest aru ega esita liigseid küsimusi. Kõik tööandjad peaksid teadma, et eraellu puutuvaid küsimusi ei tohigi tööle värbamise vestlusel esitada. Kahjuks tuleb ette, et mõni tööandja veel selle reegli vastu eksib. Vaatame, kuidas Katrin selles ebamugavas olukorras käitus. Katrin kandideerib tööle. Ta kutsutakse vestlusele. See on väga tore. Katrin valmistub hoolega vestluseks. Ta mõtleb, mida vestlusel endast rääkida. Millised on just tema tugevad küljed. Lisaks mõtleb Katrin sellele, mida ta ise tahab tööandjalt küsida. Vestluse päev on käes. Katrin on teinud kõik selleks, et end vestlusel enesekindlana tunda. Vestlus kulgeb kenasti. Aga äkki tuleb küsimus, mida Katrin ei osanud oodata. Kuidas mõjutab teie pereelu töötamist meie ettevõttes? Katrin on segaduses. Ta ei tea, mida vastata. Kas üldse peaks vastama? Kuidas puutub pereelu tööandjasse? Katrin küsib ise tööandjalt, kuidas on tema pereelu tööle kandideerimisega seotud. Tööandja ei selgita seda. Siis keeldub Katrin sellele küsimusele vastamast. Katrin käitus õigesti. Soolise võrdõiguslikkuse seadus ütleb, et tööandja ei tohi nõuda vastuseid küsimustele, mis ei ole tööga seotud. Näiteks ei tohi küsida tööle kandideerija laste ja raseduse kohta, ega selle kohta, kas on muid kohustusi pere ees. Kui seda siiski küsitakse, siis võib tööle kandideerija ise küsida, kuidas on tema pereelu tööga seotud. Tööle kandideerijal on õigus ka viisakalt keelduda pereelu puudutavatele küsimustele vastamast. Tööle kandideerides on kõik võrdsed, vaatamata naiseks või meheks olemisele ja vaatamata perekondlikele kohustustele.